näha, et teid on nii palju ja te seisate enda õiguste eest. Et ma olen siin nüüd eile valmistusin kõneks ja panin selle nii-öelda kirja ka, sest kui oma nii-öelda peast hakata siin midagi rääkima, võib-olla läheb midagi kaotsi. Head Eestimaa inimesed, armsad kaasmaalased. Täna oleme siia Riigikogu ette kogunenud, et seista vastu riiklikule ülekohtule, mis on kestnud juba üle 30 aasta. See ei ole pelgalt üks ametlik arusaamatus või seaduse viga. See on inimese kannatus, mis on jäänud tähelepanuta liiga kauaks. Kui 1990. aastate alguses haldusreformi ellu viidi, usuti, et see toob õigluse ja korda. Kuid tänaseks peab tõdema, see reform on täielikult läbi kukkunud. Oleme ringiga jõudnud tagasi algusesse, kuid olukord on veel hullem kui toona, 1991 aastal. Pigem oleks võinud see reform üldse olemata jääda. Tollal nähti tagastatavat kinnisvara kui lotovõitu mõnele väliseestlasele, kes sõjapõgenikuna oli ammu maha matnud igasuguse lootuse Eestist midagi tagasi saada. Ometi tuli nende varad tagasi mitte okupantidelt, vaid meie oma inimestelt. Nendelt, kes olid siin, kes olid need kodud 50 aasta jooksul üles ehitanud ja pidanud neid oma ainsaks koduks. Nad ei olnud süüdi, nad olid lihtsalt sattunud süsteemi, mis muutus üle öö ja selle muutuse järel jäi õiglus jalgu bürokraatiale. Täna aga on olukord veelgi traagilisem, sest ülekohtu all kannatavad inimesed ei pea enam vaatama Moskva poole, vaid oma enda riigi poole, Eesti Vabariigi poole, mis on justkui Nõukogude Liiduga kohad vahetanud. See on valus tõdemus, aga see on tõsi. Ja mis kõige kurvem, riik on hakanud probleemi eitama. Riik ei taha tunnistada, et viga on tehtud. Riik ei taha näha inimesi, kelle elu on selle vea tõttu rikutud. Riik hoiab eemale, vaikib ja loeb aega, nagu kõik laheneks ise. Aga 30 aastat ei ole midagi lahendanud. Head inimesed, need, kes on selle ebaõigluse all kannatanud, on täna seisus, kus tuleb öelda, kas nüüd või mitte kunagi. Meie, plaan B, ütleme selgelt. See probleem tuleb lahendada riigi tasandil. Kui me tahame, et Eestil oleks tõeliselt õigusriik, siis peab riik taastama usalduse iseenda vastu. Õigus ja õiglus peavad olema mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. See tähendab, et Eesti Vabariik peab naasma esialgsete lubaduste juurde ja täitma need täies ulatuses. See tähendab, et inimestel tuleb anda vastus samaväärne elamine, mis neil kunagi võõrandati, või maksta õiglane hüvitis vastavalt tänasele turuväärtusele. Jah, hinnad ei ole enam need, mis 30 aastat tagasi, aga just see ongi riigile õppetund. Järgmine kord tuleb tegutseda kiiremini ja õiglasemalt. Kui riik peab nüüd maksma kõrget turuhinda, siis see ongi viivis, mis on 30 aastaga kogunenud. See on õiglus, mitte kingitus. Head kaasmaalased, me ei seisa siin viha ega kättemaksus, vaid õiguse ja tõe nimel. Sest kui riik ei seisa oma rahva eest, siis kelle riik ta üldse on? Aeg on täita lubadused, aeg on taastada õiglus. Aeg on taastada usk Eesti riiki. Elagu õiglane Eesti, elagu vaba rahvas! Meil on Eestile plaan B.